Venemaa jätkab lihtsalt survestamist. Kui Putin üritab toetada ebaõnnestuvat sissetungi Ukrainasse, annab ta käsu droonide käivitamiseks. Kõik need droonid ei ole suunatud Ukraina pihta. Paljud neist on sattunud NATO õhuruumi ja see on vaid jäämäe tipp Venemaa hübriidsõja strateegiast. Nüüd on Ida-Euroopal mõõt täis. Putin on ületanud andestamatu piiri ja valmistutakse vastasseisuks. Moodustatakse liite, koostatakse plaane ja Putinile saadetakse selge sõnum. Lahku Euroopast või sind purustatakse. Ja riik, mis seda sõnumit praegu kõige valjemini edastab, on võib-olla ootamatu – Bulgaaria. 7. märtsil tuli uudis, et taas oli toimunud Vene drooni sissetung Euroopa õhuruumi. Seekord oli sihtmärgiks Sofia. Bulgaaria pealinn oli sunnitud ajutiselt sulgema Vassilevski lennujaama pärast seda, kui turvasüsteemid tuvastasid läheduses hüljuva drooni. Bulgaaria võimud reageerisid kiiresti, kui lennujuhtimine ja piiripolitsei tegid koostööd lennukite ümbersuunamiseks ja kõigi lennujaamas viibijate turvalisuse tagamiseks. Juhtum oli lühiajaline. Droon neutraliseeriti peagi. Ja kuigi Bulgaaria oli ettevaatlik, et mitte avaldada, kust nad arvasid drooni pärinevat ning mõned isegi väitsid, et Iraani droon võis olla jõudnud nende territooriumile, on tegelikult ainult üks tõenäoline süüdlane. Venemaa näib jälle tegutsevat. Ja Bulgaaria ei kavatse seda viimast sissetungi niisama taluda. See teab, et see, mida ta koges märtsi alguses, on vaid hübriidsõja strateegia jäämäe tipp, mis on palju sügavam ja kestnud palju kauem, kui paljud Euroopas tahavad tunnistada. Tegelikkus on see, et Venemaa on Euroopaga juba sõjas, lihtsalt mitte tavapärasel viisil. Bulgaaria on viimane ohver ja me süveneme Venemaa hübriidstrateegiasse põhjalikumalt juba mõne minuti pärast. Enne seda vaatame Bulgaaria vastust. Riik on läinud palju kaugemale kui lihtsalt lennujaama mõneks tunniks sulgemine. Droonide sissetungi järel on Bulgaaria olnud hõivatud liitlaste leidmise ja oma positsioonide kindlustamisega. Endiselt ettevaatlik Iraani võimaliku sekkumise suhtes on riik teatanud tihedamast koostööst Kreekaga, kes on NATO liitlane ja samuti idarinde riik, mis mõistab väga hästi, kui ohtlik võib olla hübriidsõda. Kreeka paigutab nüüd oma territooriumile F-16 hävitajad ja Patriot õhutõrjesüsteemi, et aidata kaitsta oma põhjanaabri õhuruumi vastuseks Sofiast tulnud otsesele palvele. Bulgaaria on samuti kinnitanud oma toetust Pearli algatusele, mille kaudu EL ja NATO liikmesriigid saavad osta relvi Ameerika Ühendriikidest, et anda need Ukrainale oma territooriumi kaitsmiseks Venemaa vastu. Siin näeme riiki, mis on šokist tegutsema sunnitud ja just siin muutub selle vastus tõeliselt tõsiseks. Lisaks Pearli algatusele on Bulgaaria saatnud Putinile selge sõnumi, et tema hübriidsõja taktikad ei hirmuta Bulgaariat mitte ainult, vaid sunnivad hoopis vastusele, mis on täielik vastand sellele, mida Putin soovib saavutada. Kaugel sellest, et paanikasse sattuda või taanduda, on Bulgaaria sõlminud Ukrainaga 10-aastase kaitseleppe. 30. märtsil välja kuulutatud leppe kohaselt hakkab Bulgaaria, mida Le Monde iseloomustab kui suurt relvatootjat, tegema Ukrainaga koostööd droonide ja mitmete teiste relvatüüpide tootmisel. See avab ukse ühiseks tootmiseks nii Bulgaaria kui ka Ukraina territooriumil, on teatanud Ukraina president Volodõmõr Zelenski ning lepingu kestus on mõeldud selleks, et mõlemad riigid saaksid oma lähenemise täielikult süsteemseks muuta. See võib tõesti nii olla. 10-aastane leping on aga ka signaal Putinile, et Bulgaaria usub, et Ukraina jääb suveräänseks riigiks ka pikaajaliselt. Selleks, et see nii oleks, peab Venemaa Ukrainas kaotama. Putin jälgib, kuidas endine Nõukogude Liidu liige on tema hübriidsõja strateegiale vastanud sellega, et tugevdab sidemeid just selle riigiga, kellest Venemaa tahab, et Bulgaaria eemale hoiaks. Kaitsetööstusettevõtete vahel hakatakse looma partnerlussuhteid. Bulgaaria ja Ukraina koostöö hakkab toimuma valitsuse tasandil. Venemaa ja tema liitlased arvasid, et drooni saatmine Sofiasse tekitab lõhesid ja hirmutab. Ainus, milles Putin on edukas olnud, on see, et on olnud katalüsaatoriks uue ja tugevama liidu tekkimisele, mis seisab Venemaa vastu. Praegu vajab Euroopa just sellist liitu. NATO vajab seda samuti. Drooni lendamine üle Sofia on vaid üks paljudest näidetest, kuidas Venemaa on sõjas Euroopaga. Euroopa poliitikaanalüüsi keskus ehk SEPA ütles 31. märtsi raportis, et kogu Euroopas toimuv on varisõda, millel näib puuduvat lõpp. Euroopa ei ole enam pelgalt tunnistaja sõjale Ukrainas ja Venemaa agressiooniaktidele, seisab raportis. Sellest on saanud sihtmärk Venemaa süstemaatilises varikampaanias, mille eesmärk on lammutada Euroopa struktuuri ja külvata kaost nende riikide sees, mida Venemaa peab suurimaks ohuks Putini soovile luua uus Vene impeeriumi versioon. Raketid ei lenda ja Vene väed ei tungi ülejäänud Euroopasse, nii nagu nad teevad seda Ukrainas. Sabotaaž, jälgimine, küberkuritegevus ja õhuruumi sissetungid on selle varisõja relvad.
ja see on võitlus, mida Venemaa on pidanud vähemalt alates 2022 aastast ning mille tegelikkusele peab Euroopa silmad avama. Selle varisõja järjepidev eskaleerimine muudab Venemaa tegevuse üksikutest taktikavõtetest ühtseks strateegiaks. Venemaa kasutab ära tüüpilisi Euroopa heidutusmudeleid, mis SIPA sõnul eeldavad, et vastane kaalub riske ja kohandab oma tegevust vastavalt tõenäolisele karistusele. Venemaa ei ole sellist tüüpi vastane. Venemaa luure- ja julgeolekuteenistusi premeeritakse initsiatiivi, mitte vaoshoituse eest. Operatsioonid ei pea saavutama konkreetseid strateegilisi eesmärke, et neid õigustada. Piisab vaid sellest, et näidatakse tegutsemist, märgib SIPA. See on probleem kogu Euroopale. Venemaa süsteem premeerib eskaleerimist ja Euroopa heidutusmeetod ei karista seda eskaleerimist piisavalt, et panna Venemaad peatuma. Sellest sõjalise poliitika lahknevusest on kujunenud ühepoolne, mittetraditsiooniline sõda, milles Euroopa on kaotajaks pooleks. Bulgaaria teab seda. See on just näinud Venemaa strateegia näidet Sofias ning reageerib, tugevdades oma piire õhust lähtuvate ohtude vastu ja sõlmides Ukrainaga kokkuleppeid, mis lõppkokkuvõttes aitavad tugevdada traditsioonilist rindejoont, mis Euroopal on Putini agressiooni vastu. Kuid Venemaa jaoks jaguneb tema varisõda 4 rünnaku kategooriasse, millest kõik on pärast Putini Ukraina sissetungi sagenenud. Need kategooriad on lihtsad. Käsilased ja infiltreerumine, veealune taristu ja energiataristu, õhus sissetungid ning küberoperatsioonid. Kokku moodustavad need Venemaa varisõjaodad ning drooni sissetung Bulgaariasse on vaid jäämäe tipp, mida Euroopa peab kiiresti sulatama hakkama. Alustame käsilaste ja infiltreerumise taktikatega. Otse Euroopa kollektiivse nina all on Venemaa rajanud suure käsilaste ja kuritegelike ettevõtete võrgustiku, mis tegutseb Euroopa riikide territooriumil. Süütamine, sabotaaž, hirmutamine ja jälitustegevus on nende käsilaste rühmade valitud relvad ning need on olnud väga tõhusad. Kasutades sisuliselt kolmandaid osapooli, saab Venemaa väita, et tal puudub teadmine juhtumitest, mis juhuslikult teenivad tema huve, mis omakorda muudab mainitud Euroopa heidutusmudeli täiesti mõttetuks. Kuidas saad heidutada vaenlast, kes ei tegutse traditsiooniliste reeglite järgi? Selle käsilasi ja infiltreerumist kasutava lähenemise näiteid on rohkem kui jõuab kokku lugeda. Chatham House ütleb, et Ühendkuningriigis on nüüd juhtumeid, kus inimesed töötavad väidetavalt Vene luure heaks. Saksamaa on vahistanud isikuid kahtlustatuna Venemaa nimel rünnakute kavandamises. Rootsis toimunud rongirööbastelt mahasõitude laine kandis selgelt Venemaa jälgi. Ja Eestis, mis on kogu NATO Venemaa vastase Eastern Shieldi võtmeriik, märgivad julgeolekuteenistused, et Vene osapooled pingutavad intensiivselt kohalike elanike värbamiseks oma eesmärkide nimel, tõenäoliselt sooviga luua jõud, mis suudaks rünnata valitsust. See on Venemaa katse kurnata Euroopat tervikuna. Käsilaste, infiltraatorite ja reeturite poolt korraldatud sabotaaž on mõeldud tekitama lõhesid ja segadust sihtriikides. Ja see töötab sageli. Praegu on Bulgaarias pro-russlik rühm, kes mõistab hukka lepingu, mille riik just Ukrainaga sõlmis. Bulgaarias on pro-Kremli-meelsed parteid, kes tõenäoliselt kasutavad seda lepingut platvormina enne 19. aprillil toimuvaid parlamendivalimisi. Vladimir Putini sepitsused on selged ning just selline lõhestamine on põhjus, miks 2024 aastal kasvas Venemaa sabotaažioperatsioonide arv Euroopas 4-kordseks. Rääkides sabotaažist, on Venemaa pööranud oma varisõja pilgu mõnele kõige olulisemale veealusele taristule, mis Euroopat töös hoiab. See on varisõja 4-osalise plaani teine osa. Ja just selliseid asju me käsitleme saates The Military Show. Sellepärast me neid videoid teemegi, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui sa saad sellest, mida vaatad väärtust, siis kindlasti telli meie kanal. SIPA teab, et veealused kaablid ja muu energiarajatised, mida Venemaa on kogu Euroopas sihikule võtnud, on haavatavad, kuna need on nii tsiviil- kui ka sõjaväelise elu jaoks üliolulised. Jällegi, Venemaa ei kasuta Euroopas sama lähenemist nagu Ukrainas. Rakettide ja droonidega ei rünnata elektrijaamu. Venemaa lähenemine on palju salakavalam, kuna ta püüab ära kasutada Euroopa kaitses meredel ja ookeanidel leiduvaid lünki, et halvendada kommunikatsiooni ja tekitada segadust sõjalistes struktuurides üle kogu Euroopa. Laevad, mõnikord Venemaale kuuluvad ja teinekord näiliselt süütud tsiviillaevad, jäävad vahele, kui nad viibivad Euroopa toimimiseks oluliste ulatuslike allveekaablivõrkude läheduses. 2025 aasta 7. aprilliks on ainuüksi Soome lahes viimase 18 kuu jooksul toimunud vähemalt 2 veealuse sabotaaži juhtumit. NATO idatiib oli taas sihtmärgiks. Läänemeri on olnud veelgi suurem sihtmärk. Ajavahemikus 2022 kuni 25. aprillini on selles meres toimunud 6 kahtlustatavat sabotaaži juhtumit ning alates 2023 aastast on teadaolevalt 11 veealust kaablit läbi lõigatud või muul viisil kahjustatud, teatab Politico.
Nagu ka oma kaudsete ja infiltreerumismeetodite puhul, tehakse seda kõike nii, et Venemaal oleks võimalik kõike eitada. Kõik, eriti Ida-Euroopas, teavad, kes nende veealuste sabotaažiaktide taga on. Kuid ilma vaieldamatu tõendita ja kuna Venemaa teab täpselt, kui kaugele võib minna enne, kui ületatakse tavalise sõjategevuse piir, ei saa olla tõelist vastulööki. Venemaa leiab Euroopa allveekaablite impeeriumis side- ja energiavaldkonna nõrkusi ning provotseerib ja testib piire ka õhus. Droon, mis sisenes Sofia õhuruumi, on vaid üks paljudest näidetest, kus näib, et Vene üksused sisenevad NATO riikide õhuruumi, et tekitada kaost. Sageli on neel sissetungidel, ajastus, mis viitab sellele, et Vladimir Putin üritab aktiivselt NATO karu ärritada, tõenäoliselt seetõttu, et ta on kindel, et Venemaa territooriumi vastu ei järgne koheseid vastumeetmeid. Võtame näiteks operatsiooni Operation Eastern Sentry väljakuulutamise 12. septembril 2025. See operatsioon kuulutati välja pärast Venemaa drooni sissetungi Poolasse, kuid vähem kui 24 tundi pärast operatsiooni väljakuulutamist sisenes Vene droon Rumeenia õhuruumi. Ja vähem kui nädal hiljem lendas 3 Vene MiG-31 hävitajat Eesti õhuruumi ning viibisid seal 12 minutit, ignoreerides teadlikult kõiki teabenõudeid, kuni NATO pidi omaenda hävitajad õhku tõstma, et Vene lennukid idatiivalt minema saata. Sellest ajast alates oleme näinud Valgevene ilmapalle lendamas üle Leedu, Vene droonide tungimist USA baaside territooriumile Eestis ja palju muud. Ainuüksi 2025 aastal. Nagu raportis märgitakse, testisid Vene õhuvahendid NATO õhuruumi 18 korral. See oli 3 korda rohkem rikkumisi kui 2024 aastal. Ja see viimane droon Bulgaaria õhuruumis näib olevat märk sellest, et Putin ei kavatse niipea loobuda Venemaa varisõja strateegia 3. osast. Miks ta peakski? Venemaa pääseb enamasti sellest kõigest puhtalt, vähemalt nii arvab Putin. Lõpuks on veel küberoperatsioonid. Vene küberrünnakud on arenenud. Kui varem sihtisid nad üldisel tasemel infotehnoloogiat, siis nüüd on nad keskendunud rohkem operatiivsetele süsteemidele, nagu energiavõrgud ja transpordivõrgud. Valeinformatsioon on samuti Venemaa jaoks oluline tööriist küberrindel. Ujutades sotsiaalmeedia üle robotite ja libakontodega, suudab Venemaa manipuleerida ühe peamise infoallikaga, mida paljud kasutavad, ning nii mõjutada valimisi ja suunata avalikku arvamust väljaspool oma enda territooriumi. Irooniline on see, et Venemaa piirab oma riigis avatud interneti kasutamist, samal ajal kui ta kasutab just seda vabadust ära Putini päevakorra levitamiseks mujal. Londoni King's College toob esile, kui laialdased need kübertegevused on. See ütleb, et ajavahemikus november 2023 kuni november 2024 registreeriti 505 välismaise infoga manipuleerimise ja sekkumise juhtumit. Need juhtumid hõlmasid 25 platvormi olid suunatud 90 riigi vastu, kaasasid 322 organisatsiooni, hõlmasid 38 000 kanalit ja viisid 68 000 sisuühiku tootmiseni. Ukraina, Saksamaa, Prantsusmaa ja Moldova olid kõige enam sihitud riikide seas. Ja need sotsiaalmeedial põhinevad operatsioonid näitavad meile, et Venemaa kübersõda ei seisne ainult süsteemide sulgemises, vaid ka arvamuste mõjutamises. Jällegi tuleb esile see sõna lõhestamine. Oma küberkampaaniate kaudu saab Venemaa oma sihtmärke otseselt kahjustada ja tekitada sellist polariseeritud poliitilist õhkkonda, nagu me praegu näeme näiteks USAs ja Ühendkuningriigis. Euroopa püüab selles vallas vastu astuda. 2025 aasta detsembris teatas Euroopa Ülemkogu 2 üksuse ja 12 isiku sanktsioneerimisest, kes olid seotud info manipuleerimise ja küberrünnakutega. Olulised sammud jah, kuid need ei ole kaugeltki piisavad, et peatada Venemaa kübertegevust. Ja see ongi Euroopa suur probleem. Kui Venemaa peab oma varisõda, siis paljud Euroopas kas ei tea, mis tulemas on, või kirjeldavad varisõda valesti, nähes seda millegi muuna, kui see tegelikult on. Paljudes Euroopa riikides käsitletakse Venemaa toime pandud sabotaaži ja küberkuritegusid sageli kriminaal- ja tsiviilõiguse korras. Kaablisabotaaži käsitletakse sageli kui merendusõnnetuste tagajärge. Putin teab seda kõike, mistõttu Venemaa pääseb hübriidrindel nii palju ka, mida ta teeb. Seda, mida Venemaa teeb, ei käsitleta korduvate sõjategevustena. Need on kuriteod, mille eest Venemaa väidab, et teda ei saa vastutusele võtta ning midagi ei saa selle vastu ette võtta. Isegi sõjalisel rindel võiks väita, et EL ja NATO pole teinud piisavalt, et Venemaad peatada. Euromaidan Press teatab, et Bruno Kahl, kes oli Saksamaa föderaalse luureteenistuse juht, prognoosib, et Venemaa võib 2020. aastate lõpuks rünnata mõnda NATO riiki. Teised, sealhulgas Karsten Breuer, kes on Saksamaa sõjaväe kindralinspektor, on teinud sarnaseid väiteid. Euroopas kõlavad üha uued hoiatused, et traditsiooniline heidutus ei toimi. Ometi ei ole Euroopa endiselt valmis selleks, et varisõda muutuks tavapäraseks sõjaks.
Euromaidan pressi andmetel ei pruugi Euroopa olla valmis enne aastat 2035, mis on parimal juhul 5 aastat pärast seda, kui paljud NATO kindralid hoiatavad, et Venemaa alustab rünnakut. Vähemalt osa Euroopast ei ole valmis. Mandri idaosas hakkame nägema ettevalmistuste hoogustumist. Bulgaaria on selleks ideaalne näide. See otsib abi Kreekalt ja Ukrainalt, et aidata võidelda vältimatu Vene ohuga. RFU Newsi andmetel teevad sama ka mitmed teised Euroopa riigid. Juba üle 4 aasta on Ukraina end suurepäraselt kaitsnud sellise kampaania vastu, mida Putin võib kavatseda Euroopas läbi viia. Ukrainal on nüüd tugevam kaitsetööstuslik baas, mis on välja arendanud mitmesuguseid droonitõrjetehnoloogiaid, nagu näiteks püüdurdroonid ja elektroonilise sõjapidamise võimekused. Nüüd hakkab Bulgaaria neist tehnoloogiatest kasu saama. Samuti Taani, Soome ja Läti, kes kõik on sõlminud Ukrainaga partnerluslepingud algatuse Ehita Ukraina heaks raames. Me hakkame nägema Ukraina oskusteabe integreerimist Ida-Euroopasse. See võibki olla täiuslik vastus Putini varisõjale. Lähenemine, mis pidi lõhestama, hakkab hoopis looma ühtsust Euroopas, vähemalt Ida- ja Põhjamaades, mis on täiuslik vastus kõigele sellele, mida Venemaa teeb. Sõjaks valmistumine on juba paljudes idapoolsetes piirkondades hästi käimas. Bulgaaria alles nüüd ärkab Venemaa ohule ja hakkab valmistuma. Lätis moodustatakse NATO lahingugrupp, mille tuumikuks on Saksa brigaad ja see saab valmis 2027 aastaks. Poolast on saanud üks tugevamaid Euroopa riike. 2025 aastal kulutas ta 4,5% oma sisemajanduse kogutoodangust kaitsele, mis on kõrgeim protsent kõigist NATO liikmetest. Ja 54% selle kaitsekulutustest läheb relvade ehitamiseks, mitte palkade ja kulude katteks. Kõik 3 Balti riiki, Leedu, Läti ja Eesti, on nagu Poolagi palju investeerinud piiride kaitsmisse. See, mida me siin näeme, on Ida-Euroopas külvatavad seemned. Kui paljud mandririigid kõhklevad ja venitavad, justkui oleksid nad pidevalt ebakindlad, kuidas reageerida varisõjale. Isegi kui kindralid hoiatavad, et Venemaa valmistub veelgi kaugemale minema, siis Bulgaaria, Poola ja Balti riigid valmistuvad selleks, mida nad usuvad tulevat. Sellesse võrrandisse võib lisada ka Kreeka. Bulgaaria toetub ju oma naabrile kaitseks. Koostöö nende riikide ja Ukraina vahel on kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Kaitsesüsteeme rajatakse ning varisõja poolt käivitatud häirekelladele pööratakse tähelepanu. Ida-Euroopa ühineb Ukrainaga. Ja see annab Putinile teada, et varisõda, mida ta peab, ei hirmuta neid. Nad valmistuvad võitluseks ja tehes Ukrainaga koostööd, on nad valmis purustama Venemaa juhi ja tema impeeriumi ambitsioonid. Muidugi eeldab see kõik, et Venemaal on üldse veel armee, millega muuta oma varisõda tavapäraseks sõjaks. See pole sugugi kindel, sest 10 000 Putini sõdurid hukkuvad Ukrainas. Midagi hävitab Vene vägesid Ukrainas nagu kunagi varem ja see on kevadpealetungile halb uudis, mis pidi kukutama riigi, mis ei näita mingeid järeleandmise märke Vene surve all. Rohkem infot Venemaa katastrofiiliste sõjaliste läbikukkumiste kohta leiad meie videost. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et sa ei jääks ilma järgmistest videotest. Aitäh vaatamast!